Sedapuhku jätkame oma tsiklilugudega, võtan Roberti käest natukene tööd ära, et rääkida lähemalt Motodepot poolt pakutavatest tsiklitest ja lähen ise proovin ka ühe Kawasakiga sõita. Teadupärast ju mul on mitte niimoodi, et ma sõidan tsikliga mitte mis mulle meeldib, vaid see, mis mulle paras on. Tervist! Pole ammu näinud, sõit tehtud. Nagu panid tähele, nii kui tõmbasin jala alla, nii jäi tsikkel seisma. Enne ei saanud siin ühe koha peal käima, aga vaata, kuna ma sõidan tsikliga ainult sisuliselt suvel. Iga kord on taas tutvumine. Jah, et kuna ma sõidan tsikliga ainult sisuliselt suvel ja sedagi väga vähest aega, siis asjad võtavad harjumist. Mina valisin omale selle tsikli sellepärast välja. Et nagu sa tead, siis 1,97 m mehel väga palju valikuid ei ole. Et ma näen, et seal on igasuguseid häid pille veel, aga ma näen nende peal väga naljakas välja. Ja loomulikult tähtis on tsiklisõidu puhul see, et sa tunneks ennast mugavalt. Oled siis mugavalt siin peal? Vaata ise, näed, selline paagikuju, mis chopperite puhul paraku puudub, enamus tsiklitel tegelikult seda ei ole. Esipidurit ma kasutan, ma tagapidurimees ei ole kunagi olnud. See on niivõrd super hea tunne, kui sa oled nagu kogu kehaga, sa tunnetad seda tsiklit endal jalgade vahel ja sul on siin ruumi nagu veel manööverdada. Kolmanda käiguga linnakiirus täiesti piisab väänet on selle 650 pillil, nii et vähe pole. Olge mausad, sa vist iga käiguga võid sellega väänetada? Jah, isegi esimene käik võiks veel natukene võib-olla aeglasem olla, aga oleneb ju midagi inimene tahab. See tsikkel ei ole krossirajal sõitmiseks, see ei ole ka kuskil hüppamiseks või tagaratta peal sõiduks, aga kindlasti võimaldab ta ka seda, aga minu oskused kahjuks sinna nii ei küüni ja ma arvan, et tänav ei ole ka see koht, kus neid asju harrastada. Et maanteele ma praegu jõudnud, 4 kilomeetrit on siis tsikkel ainult sõitnud. Ma vaatasin vahepeal, et 4. käik on sees, et mis jama on, et me näitab äkki käike seal, aga tuli välja, et 4 kilti. Et mina ütlen, et see 600 pill väärib raudselt mõtlemist, kui tahate endale sellist rahuliku kruisimise pilli saada, et ABS piduritest kuni ma ei tea milleni välja, et kõik asjad on olemas. Väga hea, mulle sobib, ma arvan, et ma ei tea, kuidas külje pealt paistab. Ütleme niimoodi, et sa näed üsna loomulik välja siin. Arvestades, et ma arvan, et väiksema masina puhul oleks natuke naljakas, aga siiski väga hästi. No vaatame sinu tsikli puhul, mis saama hakkab, et sul seda pikkust nii palju pole, sa oled ka suur ja kogukas mees, et vaatame, kuidas sul õnnestub. See 650 pill ei olnud muidugi ainus, mille peale ma siin mahun, aga mis teha pikkadel meestel tänapäeva tsiklimoega nagu käsikäes käimine probleemiks on? Võib-olla tõesti, vaata, ei ole ise nii pikk, ei ole niisuguse probleemiga kokku puutunud, aga nagu meil ringi vaadates, ega me leiame rattaid igale kasvule, nii lühematele kui pikematele. Kawasaki pole ainukene pill, mida sa siin müüd? Jaa, Kawasaki on siiamaani olnud küll põhiline bränd, mida me müüme ja maale toome, aga nüüd sellest aastast on meil lisandumas veel Victory mootorrattad, mis on rohkem klassikalised ja samamoodi Indian mootorrattad, et neid ennem siin ei ole Eestis esindatud. Nüüd me oleme saanud paberimajanduse nii kaugele, et hakkavad rattad tulema. Victory sobib mulle ka vähemalt mõõtude järgi väga hästi, et mingisugune imeasi on sul ka Kawasaki poole pealt ja see on 4000 € maksav mootorratas, et ka ütleme roller maksab rohkem. Jaa, selles suhtes ei pea kartma üldse, et uued rattad alati väga kallid on. Pigem on see täna rohkem nii, et inimesed juba teevad valikuid, kas osta vähe kasutatud või uus. Sinna vahe jääb seal juba 1500 ainult. Ja odavatest rattatest rääkides, siis tõesti Kawasaki on olemas Z300 see aasta välja tulnud, mis hakkab tõesti 4000 natukene peale, kus on olemas ka juba ABS-id ja asjad, et täiesti sõidetav, hea, kerge linnaratas. Mis pill Robil on? Ütleme, disaini poolest tundub, et on panustatud. Ja Robil on uuendused, et Kawasaki on sellest aastast välja tulnud Kawasaki Vulcan S, ehk ta on niisugune sport-cruiser tüüpi ratas. Näeb välja nagu cruiser, aga mootor on vähe võimsam, minek on vähe parem. Et see ratas on nii populaarne, et antud hetkel meil seda veel ei olegi, aga uued juba tulevad. Et see on Euroopas väga müüdud ja Eestis ka väga suurt populaarsust saavutaks. Sa annate, ütleme, kui tuleb selline algaja mootorrattur, tahab oma elu esimest tsiklit soetada, suudad talle selle õige pakkuda? Ma usun küll, et esiteks meie meeskonnas on väga professionaalsed inimesed, sellepärast, et nad sõidavad ka ise enamus kõik mootorratastega, et nad teavad, millest nad räägivad, et see puudutab nii mootorrattad, me leiame just Kawasaki valikus näiteks inimesele vajaliku ratta, kui sinul on näiteks probleem, et sa oled pikk ja tahad sellist rattast, mis sulle sobiks, leiame ka sulle ja samamoodi on ka varustuse poole peal, mis inimene iganes vajab, kiivrid, kindad, joped, kõik asjad on meil olemas ja nagu näha, valik on päris suur.